mina olen Triin Noodla, siis olen Marju Karini tütar ja olen 17-aastane. Tere, mina olen Marju Karin ja mina olen ikkagi 31 aastat vanem sellest preilist juba. Ja täna me hakkame vaatama siis 11 generatsiooni sõnu vist ja lauseid. Generatsiooni. No meil on erinevad generatsioonid. Ja, siis küll. Ja erinevad lauseid. Saame üksteisest üldse aru. Ja ma pean siis saama aru nendest sõnadest, mis sa mulle oled ette pannud, Anni, need, mida teie generatsioon siis kasutab või? Suuremas jah. No siis ma peaksin küll kõike teadma. Ja pärast on vist nii, et sa pead teadma, mida mina olen omal ajal. Aga millest sa aru ei saa? See on muidugi keerukas. Lehemkõkk, mingid... ma ei tea, mingid... Kuidas on lehemkõkk? Miks sa... Lehemkõkk. See inglise keel, Ameerika inglise keel. Okay. Aga põhimõtteliselt see rohkem on see, et on mingi seik, kes tegutseb. Seik või sekt? Tegutseb. Tegutseja? Jah, et tegutseja on olemas. Ja siis on teine inimene, kes tahab teda takistada. Aga siis kolmas inimene lihtsalt karjubki seda, et lehemkõkk, et las ta jätkab seda, et lehemkõkk on see, et nagu, et ta jätkaks midagi. Et ta valmistaks selle lõpuni, selle vestluse. Ja et see tegutseja saaks lõpetada enda selle tegutsemise, et siis sa karjubki. No, et nagu küpsetaks lõpuni. Jah, täpselt. Küpsetaks lõpuni oma selle, mis ta tahab. Et kui sa mulle vahele segad või kuskil vahele segad, siis ma ütlen, lehemkõkk. Ei, mitte nii. Et see on rohkem see, et näiteks ma töötan kohvikus, keegi teeb cappuccinot, aga siis mingi teine inimene tahab hoopis vahustada teha teistmood piima või midagi. See on tegevuse tegemise puhul? Ja rohkem tegevuse kohta ja siis ma ei tea, on kolmas siis, kes on nagu lehemkõkk. Okei, las ta teeb oma töö asjale. Jah, täpselt. Glassing. Prille kandma. Ei, see on glazing. Glazing, aga siis see peab olema mingi siuke bling-bling. On või? Nagu see on seoses sellega kindlasti, aga ma nagu ise kasutan seda nagu eesti keele formaadis, mingi glasuuritad, et mingi sõbrannadega oleme lihtsalt nagu, mis sa glasuuritad? Aga mis on siis, kui ma mingit juttu ilustan, siis on või? Mis sa glasuuritad? Nagu põhimõtteliselt, et keegi annab sulle mingi ilged komplimente ja siis sa oled lihtsalt, aga sa ei oska vastata kogu aeg ja siis sa oled nagu, mis sa glasuuritad siin, et nagu glazing on see, et kui konstantselt antaks komplimente, et nagu, oh, you're glazing me. Okei, you're glazing me. Ma ei tea, rest in peace või? D on siis, et midagi juurde, the rest in peace või? Ei. See trip kohe, okei, see võib olla mingi lühike väljend nähtavasti. Ei, see ongi nagu see sõna, aga nagu drip, ma olen nonchalant ja mul on drip ja vaata. Väh? Seda kasutatakse niimoodi. Ma teen ka sulle, ma kidipada kada ma. Mis asja sa räägid mulle? Mis on Angelot? Nonchalant, see on siuke iseloomulik, et sind ei huvita midagi ja sa oled nii huvitav isik, vaata, et proovid käituda. No nonchalant. On nonchalant, aga et nagu nad ütlevad ka seda, et tripsis on riietused, nagu ülilahe riietused, need mingi kotis, püksid, pusad, kõik need, mis tänapäeval kandakse. Jah, võib öelda, et trip on. Okei. Ma tean, et ma ütlen väikse vennale seda vahest. Ma arvan, et katsu muru või, et ole nagu madalam või, et nagu tõmba tagasi. Ei, mida täiesti. See rohkem on see, et tavaliselt öeldakse seda siis, kui mingi isik on liiga palju netis olnud, et öelda, et nagu, välismaailm eksisteerib ka, et mine puutu muru, et sellega tule selle internetimaailmast maha. Et tule maailma tagasi ja siis touch grass. Nagu sa oled lihtsalt öeldagi, et nagu go touch some grass. You're nagu... Sa oled kas liiga insensitive või midagi sellist, et sa... Ei ole enam selles maailmas, mis on nagu päris maailm. Jaa, täpselt, et sa... Et kõigile noortele touch grass. Tõmmake tagasi sealt netist. On sul veel mulle midagi? Ei ole. Apsti, minu omad. Noh, naine. Midagi sa peaksid teadma, sellepärast, et sa oled juba vana ka. Aga ei oska öelda. Nii, põrsas kotis. Tavaliselt öeldakse, et ära osta põrsast kotist. Kas on mingi õnnega seotud või... No lase fantaasial lennata, ma luban. Naudin nüüd seda. Põrsas kotis. Ja, ära osta põrsast kotis. Või ostsid endale põrsa kotis. Või miks sa ostsid endale põrsa kotis?
nagu see kotis aja mind segatusse. Kotid ajavad segadusse? Kotis. Põrsas ei aja sind segadusse? Nagu põrsas ma arvan, et ta on siuke metaforilaadne. Tegelikult on ta on koostööna on ikkagi metafoor. Ja okei, kas on mingi see, et ära osta midagi, mis sa ei saa endale osta? Hakkab ligemale minema. Okei. Mitte, et ei saa, vaid sa saad seda osta, aga sul tuleb mingi et kontrolli, mida sa ostad. Ära osta põrsast kotis, et kui ostad põrsa kotis, teed lahti, ei olegi põrsast, eks, et põrsas kotis on siis selline. Kassett jäi kinni? See on siis mängijad ja siis või nagu lint tuleb, kassett oligi see, et need lindistustega, eks ju? Ja, et põhimõtteliselt see jääb masinasse kinni ja siis need... Kassett magnetofoni. Mida? Kassett magnetofoni võis ta kinni jääda. Et siis kassett jääb kinni sinna masinasse ja need lindid vist hakkavad vaikselt välja tulema. Ja, kassett magnetofoni. Kalevi alla panema. Et selle paneme küll Kalevi alla. Et keegi pole süüdi? Ja lõpptulemus peaks jääma, jah. Et siuke viik? Ei ole viik. Et see peaks olema nii, et see olukord või see situatsiooni paneme Kalevi alla. Et paneme lõpu peale lihtsalt? No selles mõttes me peidame ära ja ei tegele sellega. Et see nagu enam ei eksisteeri. Ja keegi ei jää süüdi ka selles mõttes, et me peidame selle loo lihtsalt ära, nii nagu sa ka poliitelus ja igal pool näed, kui tuleb, et jälle sooviti Kalevi alla panna, aga Kalevi alla ja ka ei saanud panna. Kalevi ei ole mehe nimi. Ja ma sellest sain aru, et see on rohkem siuke, et... Kattematerjal. Jah. Too krokodillid. Jah. Saad sa mulle, jah, näiteks, ma rohkem ei räägi, muidu sa must läbi äkki. Aga ma ei usu ka, jah. Panen lausesse seda äkki. Ma panen lausesse, et mul see Käula ütles ülesse. Ole hea, võta, kas sul on krokodille? Kas on mingi asendust või? Ei. Käula ütles üles, Parsa ütles üles, et on sul krokodille. Mis Parsa on? Ma arvan, ma tean või? Ei tea, jah? Ei. Ehk siis vaata, kunagi, kui Soomes toodi väga palju vanu autosid ja muidu ka, eks Žigulid ja kõik selles mõttes, et kui siis neid nimetati, või siiamaani Parsa auto, vanem auto on Parsa. Okei. Või nagu igast autos saab Opel. Nagu töö neid vahendeid või on elektrijuhtmed, krokodillidega see, et saaks töötava auto pealt käima tõmmata see, mille aku on tühi. Kui sul niisama see auto oli, midagi muud oli, aga väga tihti millegipärast need akud olid tühjad ja siis kasutati akude jaoks krokodillid elektrijuhtmed, et saada siis käima tõmmata auto. Aga neid üldiselt, meie kõik teadsime juba sinu vanusel. Elementaarne, et sa kuskil jäid mingi Käulaga bussa ja käima enam ei ole. No mis arvad minu väga headest sõnadest? Omapärased kindlasti, aga ma arvan, et sain suuremas hakkama ikka, et nagu midagi haarasin ära. Tead, mis on kõige hullem või? Teie on nagu poogem meie sõnadest, sest teie nähtavasti seda uut maailma nagu hakkate ka juhtima, selles mõttes on ju, et aga meil jah, aina rohkem, ma ka tunnen, kuidas mind nüüd, ma õnneks ei pea sinu vanustega väga palju suhtlema, neid Rippe ja Riise on ju, aga ma kujutan ette, et kui ma peaksin praegu täna mingit brändingut tegema noortele, see oleks väga suurem osa brändikud on praegu see, et kas mingi sponsoreerid midagi või siis lihtsalt ainult investeerida. See olekski ainult nii, et mis ma ütlen, vanaks saades peab olema palju raha, et teie maailmas hakkama saada, sest et muidu sind pekstakse nii siit kui sealt poolt välja. Et jah, ma ei saa teie keelest enam väga aru. Kord, kui on uus generatsioon, siis sa saad nagu see vana generatsioon ei saa sellest uuesti üldsegi aru, et ma ei saa aru nende naljadest ja nad ei saa minu naljadest aru. No väga hea. Siis sul on ka paha natuke. No, vähem kui sul, aga no kuule väga hästi. Tehtud.